Järgnevalt räägime, kuidas kasutada Impressis suurendus- ja suumimistööriistu. Mõeldud on esimeses järjekohas just siin all paremas nurgas olevat skaalat, millel siis seda mummukest lohistades saab suurendada ehk siis suumida sisse ja välja. Vaikimisi näete, on see suurus 40% ja on just sellepärast, et siis on teie slaid tervikuna nähtav. Kui ma lohistan selle mummu täpselt 100% peale, siis on ta küll suurem, aga tööd võib-olla niimoodi ei ole väga mugav teha, kuna ei ole kogu slaidist ja tema paigutusest sellist head ülevaadet. Aga iseenesest siin seda mummukest niimoodi võib lihtsalt lohistada. Alternatiiv, mida ma alati ka soovitan oma õpilastele, on see, et kontroll ja hiirerullik on see, millega saab alati ka suumida ja kõikides programmides peaaegu. Ehk siis klaviatuuri peal hoian all kontrollklahvi ja siis hiirerullikuga vastavalt kerin sissepoole või väljapoole. Kui te siin suumimist teete selle väikese skaala peal, siis jälgige, et siin on olemas ka täiesti niisugune eraldi lisa valmis punkt, nii nagu ka kui siin on 100%, siis siin on just see 40%, et teil oleks mugav saada jälle ette see vaade, kus slaid on tervikuna näha, ehk see standardne vaade. Saab ka siit näete niimoodi natukene muuta, aga siin on juba siis olemasoleva vaate küsimus. Nüüd suurendamisastet ja suumimine on võimalik ka siit protsendi märgi pealt. Kui te teete selle protsendi, mis iganes arv siin on, siia peale topeltklõpsu, siis avatakse teile aken, suurendus ja vaate paigutus ja siin on ka siis mõned sellised juba valmis süsteemsed suurendusasted. Näiteks optimaalne tähendab seda, et see slaid koos selle tekstikastiga, kuhu te parasjagu trükite, see kohatäide jaotatakse ekraanile niimoodi, et oleks maksimaalselt, et ei oleks liiga palju ja et ei oleks liiga vähe. Demonstreerin. Ehk siis näete, et slaid on tervikuna ees, aga samas ei ole ka midagi kaotsis. Nii et see on selline optimaalne. Samamoodi antakse siit nurgast võimalus siis valida ka laiuse ja kõrguse sobitamist, mis tegelikult on sarnane standardse vaatega, ehk siis, et kõrgus slaidil ja laius oleks üheaegselt, siis vastavalt on see slaid jällegi väike ja 40%, sest muidu ei saaks kõrgust sobitada. Kõrgus peab olema tervenisti ekraanil. Lisaks saab siit laiust ainult sobitada ja saab ka nii nagu Writeris ja Calcis valida koheselt 100%. Mis antud juhul siis Impressi puhul väga head efekti võib-olla ei anna, aga kui te konkreetselt mingit teksti siit võib-olla parandate või tahate lähedalt vaadata, siis võimalus on selle jaoks. Ja kui ma tahan tagasi tavalise vaate peale, siis ma lohistan selle mummu siia 40% peale. Ja loomulikult on suumimise jaoks ka väga hea kasutada siin skaala otstes olevat miinus- ja plussmärki, ehk siis vastavalt, kui ma klõpsan miinusmärgi peal, siis ma vähendan seda zoom'i ja kui ma klõpsan plussmärgi peal, siis ma jällegi suurendan, ehk siis vaatan lähemalt. Nii et see on võib-olla kõige levinum isegi selline suumimise kasutamise võimalus.